Eestis hetkel on Euroopa Liidus müügiluba antud 3 vaktsiinitootele: Pfizer-BioNTech, Moderna ja nüüd AstraZeneca, ning Eesti on kokku eelostulepingute raames ühinenud kokku 5 tootjaga ning eile andis valitsus oma heakskiidu ühinemiseks veel 2-ga ehk Novavaxi ja Valneva vaktsiinitootjatega. Nii et kokku võib öelda, et me oleme igal juhul soetanud vaktsiine 7 tootjalt ja võimalik on ühineda läbi Euroopa Liidu ühishanke veel 1-ga ehk vaktsiinitootja Sanofiga, mis jõuab oma vaktsiiniga valmis tõenäoliselt aasta lõpus. Nii et parimal juhul või ütleme siis, kui me soovime maksimaalselt kava täita, siis me saame soetada vaktsiine 8 tootjalt kokku enam kui 4,5 miljonit doosi, mis annab võimaluse siis kogu Eesti elanikkonda vajadusel 2 korda vaktsineerida, kui peaks näiteks tekkima teadmine, et antikehad ei kesta piisavalt kaua ja on vajadus inimesi teist korda vaktsineerida järgmisel koroonaviiruse hooajal. Me vaatame kehtivad piirangud tõesti 2 nädalat üle, et sellest nädalast alates on tõesti piirangud ühtlustunud üle Eesti ja huvitegevusele, meelelahutusele, toitlustusasutustele. Näiteks restoranide toitlustusasutuste lahtioleku aeg on igal pool nüüd piiratud õhtul kuni kella 9-ni. Samamoodi on siis meelelahutusasutustes, kinodes, teatrites 50% täituvuse piirang. Loomulikult on jätkuvalt jõus 2+2 reegel, maski kandmine. Erinevate huvitegevuste ja spordi puhul on siis sõltuvalt sellest nakkusohtlikkusest, kas siis 2+2 põhimõte, 2 inimest paaris ja vajadusel juhendaja või siis on 10+1 ehk võib-olla kuni 10 inimest rühmas, kui tegemist on ohutama alaga, näiteks nagu malemäng või näiteks nagu joonistamise ring või muu selline huvitegevus, kus siis nii tihedalt kokku füüsiliselt ei puututa. Ja need vaatame üle taas järgmisel nädalal, otsustame siis omakorda, et kas me pikendame neid, muudame mingeid tingimusi. Hetkel on tõesti viiruse levik olnud stabiilne, aga stabiilsus ei anna veel võimalust piiranguid leevendada, pigem tuleb sel hetkel just nimelt vaadata, et oleks tagatud ikkagi viiruse numbrite langus, sest minna leevendama stabiilse trendi pealt võib tähendada seda, et iga leevendus toob kaasa uue tõusu. Tegelikult seis Eestis on endiselt samamoodi halb, nagu ta on olnud ka varasemas perioodis, ehk et see olukord on võib-olla stabiliseerunud, aga ta on stabiliseerunud väga kõrgel tasemel. Et kui me siin aasta lõpus märkasime numbreid, mis olid seal kuni 1000 ja üle selle, siis ega aasta alguses need ei ole ära kadunud. Et kui me liigume Ida-Virumaale, vaatame üksikuid kohtasid, siis seal on näha Sillamäel numbreid, mis on 1500 peal, mis on isegi üle selle, mis Leedus oli kõige raskematel hetkedel. Teisalt, kui me võrdleme seda oma kõrget taset nüüd kõigi nende naabritega, kes ümber Eesti on, siis võib-olla kõige paremas olukorras on Norra, Soome ja Taani, kus number on ligi 4 korda madalam kui Eestis. Euroopa keskmine on kuskil 250 peale, meie oleme üle 500, ehk siis Euroopa keskmine ise on juba poole madalam. Ja selle tõttu võib-olla on ka Eesti palju punasemas seisus, kui kõik teised riigid meie suunas vaatavad. Ja samaaegselt, kui me vaatame, et kes siin on kõige lähedasemad Eestile oma nakkusmudeli mõttes, siis Rootsi on nüüd mõnevõrra langema hakanud, ta on ikka 400 peal kuskil, aga kõik Läti, Leedu on endiselt samal tasemel, mis Eesti ja natuke üle selle. Ehk et nakatumine on olnud nendes riikides, kus on ka olnud suuremad piirangud, kiiremini alla tulnud, ta on küll oluliselt kõrgemalt kohati Eesti numbritest, aga samaaegselt Eesti on täna ikkagi püsinud tasemel ja sellel on tõenäoliselt ka oma hind olnud, sest ega ühiskond on olnud palju lahti ja palju suuremate võimalustega kui teised riigid. Meile inimeste nimekirjad saadeti juba päris tükk aega tagasi. Ja need inimesed on siis jagatud prioriteetide kaupa sõltuvalt vanusest, kaasuvatest haigustest. Ja need ei sõltu ravikindlustusest. Kui minu nimistus on kindlustamata inimesi, siis ta on seal nimekirjas sõltumata sellest, kas tal on ravikindlustust või ei ole. Ja me ise kutsume inimesed vaktsineerima. Ja teeme niimoodi, et inimesed, kes peaksid saama kiiremini vaktsiini, saavad kiiremini ja kes võivad oodata, saavad võib-olla natuke hiljem, aga kõik saavad kindlasti vaktsineerimisele kutsutud. Ja näiteks meie perearstikeskus on suutnud oma kõige kõrgema prioriteediga vaktsineerimist vajavad inimesed kutsuda juba sellel nädalal vaktsineerima. Praktiliselt kõik, kes on saanud ja tahtnud, neil on võimalus antud. Ja need inimesed, kes on siis kindlustamata, nemad peaksid siis pöörduma lähima perearsti poole ja paluma endale vaktsiini. Lisaks inimesed, kes on kuskil kaugel eemal, näiteks nad on sõitnud maakoju
või on hoopis teises linnas ja nad ei liigu sealt kuhugi, siis ka nemad võivad pöörduda lähima perearstikeskuse poole ja paluda vaktsineerimist. Aga tuleb siis arvestada, et need, kes on nimiste välised, et nemadki saavad vaktsiini just siis vastavalt nende oma prioriteetsuse astmele, kui on 80+, on see vanus. Praegu me vaktsineerime seda kõrge vanusega inimesi, et siis nemad on esimesena ja nii edasi. Otsustab siis perearstikeskus.